nädal turgudel kätte on jõudnud 4. nädal aastal 2025. Minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev 20. jaanuar. Ja vaatame taas üle, mis eelmisel nädalal siis finantsturgudel toimus ja mida uuelt nädalalt oodata. Täna siis on meil riigipüha USAs ja täna ka uus president ametisse vannutatakse, nii et on päris palju toimumas, aga turud on täna siis suuresti kinni. Nii et homme siis hakkame nägema, mis suunda võib-olla võtma hakkavad. Aga kõigepealt siis võib-olla selline laiem vaade turu seisust siin, et siin siis suuremad indeksid ja eelmisel nädalal, nagu me arvasime, siis toimus siit tagasipõrge, ehk siis need toetustasemed said enam-vähem leitud ja kõik indeksid liikusid enamasti ülespoole. Nii juhtus siis Russell 2000-ga, Dow Jonesiga, S&P-ga kui ka Nasdaq'iga. Nasdaq'i võib-olla liikumine oli ehk üsna tagasihoidlik, aga selline võib-olla allapoole trend siin ikka püsib, et ei ole nagu suutnud väga sellist head tugevust näidata, et pigem on kõik turud siiski korrektuurifaasis ikka endiselt edasi. Ja nii mõnelgi siin, nagu näiteks S&P-l ja Nasdaq'il on siis ka vastupanusid juba ette tekkinud, nii et oleme igal juhul valvsad selle koha pealt, et siin tänases seisus võib juhtuda mida iganes. Vaatame siin S&P 500, siis meie CMS indikaatoriga, siis me näeme ka, et see trend on tegelikult ju negatiivne, et siit ei ole nüüd uuesti positiivsust veel välja paistma hakanud, et siin nädala lõpus muidugi ilus selline ralli tipp ka oli, eks ole, et nüüd on siis peaaegu siin viimasega topelt tipp tekkinud viimase tipuga, aga mis seal siis oli, et riigi võlakirjade tootlus siis langes siin 10 aastani jõudis 4,64% peale ja põhjus võib-olla seal taga on siis selle inflatsiooninumbriga seotud, et üldine inflatsioon kasvas ja samas core inflation siis veidi taandus, et natuke mixed sellised tulemused. Ja muidugi reedel olid siis pankade majandustulemused, siin uus majandustulemuste hooaeg algas, et needki olid üsna soodsad, nii et selles mõttes võib-olla sealt siis ka seda positiivsust tuli. Ja tööjõuturg näitas ka muidugi üsna head tugevust, et detsembris siis lisandus 256 000 uut töökohta, mis oli oluliselt rohkem kui oodati, 155 000 oodati. Ja see küll toetab seda pehme maandumise narratiivi, aga samas Fedile võib-olla valmistab siin natuke peavalu, et intressimäärad ehk ei tasu nii kiiret langetamist, et see inflatsioon võib siiski kontrolli alt välja minna taas. Ja sektoritest, nagu öeldud, finantssektor oli üks tugevamaid. Et siin JP Morgan, Citigroup ja Wells Fargo siis näitasid päris häid tulemusi ja see tõstis siis nii pangandussektorid kui ka laiemalt optimismi turgudel. Ja Bitcoini väärtus ka kasvas. Nii et see on kõik olnud igati positiivne. Ja kuidas läks meie prognoosidel, siis mis nädala alguses said välja käidud. Kõigepealt siis pöördepunktidest, et siin oli üks pöördepunkt 16. mis veidikene näitas sellist taandumist turgudel, aga siis sealt liikus edasi, et alati need pöördepunktid ei pea olema just konkreetsed pöörded, aga nad näitavad siis kas siis mingisugust pivotpunkti või siis ka hinnaliikumise kiirenemist. Ja tulemus siis, et siin on siis eelmise nädalal välja käidud prognoos ja siin siis ka hinnaliikumine all nende tulpadena, nii et vägagi täpne sai ka eelmise nädala prognoos välja käidud. Ja kulla puhul siis ka enam-vähem nii ta oli, et see tumesinine joon siin on siis prognoos, mis sai välja käidud ja reaalne hinnaliikumine siis siin all juba. Nii et vägagi hästi on kõnetanud ja kui sa soovid nüüd uue nädala
prognoosidele ligi, siis tule ja liitu minu turutrendide kanaliga Patreonis, seal on need prognoosid juba üleval kõigile tasulistele liikmetele siis ja alates neljapäevast siis ka laiemale üldsusele need prognoosid saadaval. Ja lisaks veel tuletan meelde, et minu koolituskauplemise alused ja finantsturgude analüüs on algamas juba 2. veebruaril, nii et veel jõuad ennast kirja panna, kui soovid. Ja ennast harida nii finantsastroloogia kui ka tsüklite uurimises ja kindlasti soovitan siis ka tulla ja liituda minu Patreoni kanaliga, et sealt saad ka siis ligipääsu sellele CMS indikaatorile, mis muuseas andis eelmisel nädalal ka ilusa ostusignaalisid esmaspäeva õhtul ja pärast seda, nagu näeme, siis trend püsis terve nädala sisuliselt positiivsena. Ja mis siit siis veel silma jäi, et kui me vaatame seda lahknevust, see lahknevus on jah siin mängus olnud juba detsembri esimesest poolest ja see on siis hoidnud tegelikult võib-olla hinnaliikumise natukene siin survestatuna. Ehk siis siin oli momentum divergence. Ja kui me vaatame võrdselt kaalutud indeksid, siis siin on see korrektuur võib-olla olnud isegi teravam, et ei ole nii väga seda taastumist veel toimunud. Ja nädalane pilt S&P puhul, nagu me teame, püsib siis endiselt positiivsena, aga kuna see pivot oli siin juba detsembris sisuliselt ära, siis me oleme ikkagi sellises langevas trendis hetkel. Ja sama viitab ka tegelikult siis 50 päeva keskmine laiema turu suhtes, et püsime siin allpool 50, mis on siis pigem nõrgem positsioon ja 200 päeva keskmine on siis ka veidi taandunud ja eelmise nädalal siis tiba andis järele ja jõudis uuesti 58 punkti peale siin. VIX indeks taandus samuti, oodatult siis, et hirmu on olnud vähem. Ja sektorite koha pealt siit ka näha, et põhimõtteliselt kõik sektorid näitasid positiivset tootlust, aga siiski kõige enam jäid siis silma energia, finantsid ja materjalide sektor, aga võib-olla fundamentaalselt siin kõige tugevamad on siis just energia, finantsid ja ka sinna juurde näiteks tarbijakaubad, võiks ka neid mainida. Siis insiderite koha pealt siin väga palju ei ole toimunud, et pigem on see sellises langevas trendis nende müügisurve ka ja oste ka mitte nii väga ei paistnud silma. Nüüd sesoonsuse poolest, et hoiame silma peal sellel rohelisel joonel, et see on siis 10. tsükkel, mis siis aastatel, 5 lõppevatel aastatel on olnud prominentne ja sellel aastal siis ka see on ju meil oluline, et kuigi meil üldine 42 kuu tsükkel on siis langustrendis, mis ei tähenda, et see alati nüüd nii täpne on, et see on hästi pikk tsükkel, et circa 3,5 aastat pluss, eks ole, et ta ei ole alati nii täpne, aga siiski me näeme, et see languse surve on olemas, see on siis see lauge punane joon. Ja siis see roheline joon praegu näitab meile, et siin võimalik selline ralli koht ikkagi püsib, et võib-olla isegi seal veebruari keskpaigani või isegi lõpuni välja. Et see on siis see, millel me praegu silma peal hoiame. Aga üldine foon on pigem negatiivne, nagu me näeme ka hinnagraafikutelt. Ja kas sesoonselt on näha, et praegu veel on siin tiba sellist tõusulootust, aga siis veebruari juba algusest isegi siin sesoonselt viimase 3 aasta jooksul on siis olnud langus. Aga kui laiemat pilti vaadata, siis pigem seal veebruari keskpaigast on oodata tavaliselt langust. Ja kui statistiliselt seda nädalat vaadata, siis ta ikkagi on läbi ajaloo olnud pigem positiivne, aga kui on olnud langusaastad, siis jällegi oluliselt teravam, nii et protsentuaalselt on langused olnud suuremad kui tõusud. Astro koha pealt, mis me siis siit näeme, et
nädal on sisuliselt üsnagi aspektide tihe, et siin on nii mõndagi toimumas ja mis siin nagu olulist on, et New Yorgi börsikaardis siis kuu ületab seal Neptuuni punkti ka, et seda siis juba homme. Et vaatame, kas see omab siis olulist mõju ka. 23. on kuu sihitu, et siis võib-olla siin rohkem volatiilsust neljapäeval. Ja veel 25. mis on siis laupäev, see otseselt vast turge nagu ei mõjuta, aga siin Marss hakkab jõudma meil maksimaalse deklinatsiooni kraadini. Marss on meil liikumas raamidest väljas siin sisuliselt kuni aprilli alguseni välja, nii et see lisab võib-olla sellist ärevust ka turudele. Et sellised seisud siis, aga jah, ilmselt hästi sündmuste rohkem siis neljapäev, et siin on ka rohkem aspekte toimumas. Ja mida siis uuelt nädalalt oodata, et nagu öeldud, täna siis on turud suletud, Martin Luther King Jr. päev ehk siis riigipüha ja ka Donald Trump nimetatakse ametisse täna kvartali aruannetest ka, et siin on päris palju toimumas. Homme juba siis Netflix oma majandustulemustega välja või kvartali tulemustega tulemas ja GE siis ka. Kolmapäeval on meil Procter & Gamble ja Johnson & Johnson ehk siis jaekaubandusest ka uudiseid ja siis neljapäeval Intuitive Surgical ja Union Pacific Corporation ehk siis UNP välja tulemas ja reedel veel American Express ehk siis AXP ja Verizon Communications ka, mis on siis V ja Z. Nii et üht-teist on siin toimumas ja ootame ka tarbijate kindlustunde ja olemasolevate kodude müügi ja töötu abiraha taotluste andmeid ka. Ja Fedi ametnikud sellel nädalal vaikivad, sest et järgmine intressiotsus on juba tulemas meil nädala pärast. Ja siis on järgmine istung. Aga mis võib-olla veel, et seal Davoses, kui ma ei eksi, peaks olema ka maailma majandusfoorum äkki algamas täna, kui ma ei eksi, et peaks sellel ka silma peal hoidma, ei ole veel jõudnud väga sinna kiigata, aga just kui jääb nagu silma. Siin siis ka majandustulemuste kalender, mis on üsnagi tihe sellel nädalal, nii et tasub olla valvas, eriti kui on mõnes neist positsioonid, et siis on see ehk eriti oluline. Ja vaatame siis live-kaarte ka, mis meil siin parasjagu toimumas on, et nafta ehk siis crude oil on mul siin praegu lahti, et siin tuli üks pisikene tsükli tipp meil mängu kolmapäeval eelmine nädal ja sealt hakkas siis hind nüüd korrigeeruma, et me olemegi siis sellises ilusas korrektuuri faasis hetkel, mis võiks anda aimu, et ehk nafta siis hakkab veidi tagasi liikuma ja annab veidi leevendust, et sama tegelikult indikeerib meile ka nädalane, nii et siin on võimalik siis korrektuur praegu on peale tulemas. Ja kulla puhul me oleme ka sellises languse faasis ikka endiselt, et siin on ka need vastupanud ees, et ma väga nagu ei näe hetkel siin kulla sellist jätkuvat tõusu, vähemalt hetkeseisuga mitte, et tehniliselt on pilt ikkagi suhteliselt negatiivne, nii nädalases kui ka nüüd päevases. Ja mis veel võiks olla oluline, on Bitcoini liikumine, et Bitcoin tegi siin täna meil taaskord siis uue tipu ja see tipp võib olla nüüd väga oluliseks pivotiks, sellepärast et mulle paistab, et siit on tulemas nüüd selline tsükli tippkätt nii nädalases kui ka päevases, et tasub siis igal juhul valvas olla. Mina hoian praegu silma peal, vaatan, kuidas see päev praegu lõpeb, et tõenäoliselt siit edasi hakkab Bitcoin siis taas korrigeeruma allapoole.
Ja mis veel, vaatame suuremaid ka, et Apple'i puhul on siis trend ikka endiselt negatiivne ja Amazoni puhul siis püsib selline positiivne foon, aga siiski ta ka korrigeerub meil ju siit tegelikult detsembri keskpäevast alates ja ei ole uusi tippe väga leidnud või suutnud teha. Ja sama lugu Google'iga, samamoodi korrigeerub siin detsembri keskpaigast juba. Metaga täpselt sama pilt, et me oleme ikkagi sellises negatiivses foonis praegu suures plaanis ja vaatame Microsofti ka, Microsoft on juba tegelikult suvest, see oli juuli algusest meil korrektuuri faasis hetkel küll leidis kerge sellise tsükli põhjasid, nii et see on natukene positiivne siit toetuspinna pealt. Nvidia samuti hästi negatiivne, et nii nädalases kui ka päevases ja Netflix on ka hakanud siin korrigeeruma, nii et jah, nagu me näeme, ikka üldine foon ei ole sugugi mitte ilus, et Netflix küll jah, leidis siit võib-olla ajutise sellise tsükli põhja. See oli siis teisipäeval, jah, 14. Aga Tesla jällegi sama lugu, et jällegi ta korrigeerub siin alates juba detsembri keskpäevast ja päevane küll hetkel püsib sellises positiivsemas foonis. Palantir. No sama mõte, aga hetkel siis leidis siit toetuspinna eelmise nädala esmaspäeval ja praegu liigub kergelt ülespoole, et siin võib-olla tasub silmas pidada seda järgmist vastupanu, mis on siis circa 81,5 peal. PayPal tegi väga tugeva taastumise eelmine nädal, aga mis tasub märkimist on see, et reedel tuli jällegi võimalik tsükli tipp, küll väga nõrk, aga siiski ta võib siit natukene järgi anda nüüd uuesti. Lululemon on hakanud ka tiba korrigeeruma, aga siiski ma arvan, et tal on veel jõud ülespoole minna, nii et see on üks selliseid positiivsemaid siin praegu olnud. Ja ülejäänud ideed siis, jah, soovitan kiigata sinna Patreoni kanalile, et seal on siis meil ka nädala ideed. Eraldi videona üleval, kust saate vaadata, mis mõtted ja mis tehingud parasjagu fookuses on. Igal juhul, mina tänan, et olete jälginud, soovin igal juhul ka edukat kauplemisnädalat, olgugi et üsna lühike, et vaikselt hakkame siit sellisest keerulisest ajast võib-olla kas nüüd veel keerulisemasse või siis natukene paremasse aega liikuma, aga igal juhul, kui sa veel seda teinud ei ole, siis telli ka seda kanalit, nii saad ka uued videod endale kiirelt kätte ja kindlasti, kui see sisu sulle meeldib või sellest kasu on, siis like'i seda, siis ma saan ka aru ja ka veel olulisem, algoritmid saavad aru, et see video on vajalik ja nii jõuab see ka laiemate massideni. Igal juhul veel kord tänud ja edukat nädalat!